tänu Jeesusele. Ma elan väärikalt Issandale ja temale kõigiti meeldida püüdes. Ma kannan vilja igas heas töös ning kasvan Jumala tunnetuses ja saan vägevaks kogu väega tema aukõrguse vägevust mööda, kogu püsivuseks ja pikaks meeleks. Rõõmuga tänades Isa, kes mind on teinud kõlbavaks osa saama püha rahva pärandist valguses ning Jumal on mind päästnud pimeduse meelevallast ning asetanud oma armsa poja kuningriiki. Temas on mul lunastus tema vere läbi pattude andeks andmine. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja Jeesus Kristus ise on enne kõike ja kõik püsib koos tema sees. Jumal on ka mind lepitanud Jeesuse veres enesega. Ma jään ususse hästi rajatuks ja kindlaks ega lase end ära pöörata evangeeliumi lootusest. See tähendab heast sõnumist, et Jeesus on päästja, tervendaja. Kolosslastele 1, 18, 19, 20. Ja tema on koguduse oma keha pea. Ta on algus ja esmasündinu surnutest, et ta kõigest saaks esikohale, sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema risti vere läbi. Kolosslaste 2. peatüki järgi ma kuulutan Isa sõna oma ellu Jeesuse Kristuse nimel. Ma kuulutan Kristust Jeesust enda sees, auhiilguse lootust. Ma näen vaeva ja võitlen tema jõu toimel, mis on minus tegev väega. Ma olen juurdunud temasse ja rajatud temale kinnitatuna usus ja ma olen üle voolav tänus. Ma jälgin, et keegi mind ei võtaks saagiks mõtteteaduse ja filosoofiate, täheteadustega ega astroloogiliste arutlustega, see tähendab tühjade pettustega, mis vastavad inimeste pärimustele, mitte Jeesusele Kristusele. Ma olen ümber lõigatud Kristuse ümberlõikamisega, kui mind ühes Jeesuse Kristusega maha maeti ristimises, milles mind üles äratati ühes Kristusega usu läbi Jumala väesse, kes tema surnuist üles äratas. Isa on mind ühes Jeesuse Kristusega teinud elavaks, andes mulle andeks kõik minu üleastumised, kui ta kustutas minu kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega, mis oli minu vastu, ja selle ta kõrvaldas, seda risti külge naelutades. Ta riisus võimukandjatelt ja meelevaldadelt relvad ning tegi nad avalikku pilke aluseks, võidutsedes nende üle Kristuses. Ja ma kuulutan Kolosslaste 3. peatüki järgi oma ellu Jumala sõna. Ma olen nüüd ühes Kristusega surnuist üles tõusnud. Ma otsin seda, mis ülal, kus Kristus Jeesus on istumas, Jumala paremal käel. Ma mõtlen sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Ma jätan maha viha, raevutsemised, teotamised, pilkamised, tühjad sõnad, tagarääkimised, süüdistamised, näpuga näitamised ja nurisemised. Ma ei räägi valekuuldusi, sest ma olen lahti riietatud vanast inimesest koos tema tegudega. Ma olen riietatud uude inimesse, kes pidevalt uueneb oma looja eeskuju kohaselt. Ma riietan ennast, kui Jumala valitud pühadele ja armastatutele on kohane, südamliku halastusega, headusega ja pika meelega,
kui mul on kaebust kellegi peale, siis ma andestan talle, nõnda nagu Kristus Jeesus on mulle andestanud. Minu südames valitseb Jumala rahu ja tänu. Jeesuse sõna elab rikkalikult minu südames koos kõige tarkusega ja kõik, mida ma iganes teen, sõnas või teos, seda teen ma Issanda nimel, tänades Jumalat Isa Jeesuse Kristuse läbi. Ma jään kindlalt palvesse ja valvan tänupalves. Ma käin tarkuses nende ees, kes on väljapool, kasutades aega õigesti. Minu kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et ma teaksin, kuidas mul tuleb iga ühele vastata. Halleluuja. Kolosslastele 3:11. Seal ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Kolosslastele 3:15. Ja teie südames valitsegu Jumala rahu, milleks te olete kutsutud ühe ihuna ja olge tänulikud. Halleluuja. Kolosslaste 4:18. Arm olgu teiega. Halleluuja. Amen.